Eesti Esu. Tere head Eesti Esu kuulajad, tere vaatajad, tere Martin Edovald. Tere, tere. Martin, sa panid just ühe kõva võistluse kinni Soomes. Räägi, mis võistlusega oli tegu? Toimus ta siis Nordic Fitness Expo raames, mis on meil siis Põhjamaade suurim spordiüritus, kulturismi fitnessi mess. Seal on siis erinevad brändid, fitness-brändid, tervisebrändid käivad ennast seal reklaamimas, et isegi Solarium oli koha peale toodud ja mingisugused sportautod, et kõik võimalik siukene. Siuke melu on. Täiesti. Spordiriided, uued degusteerimised ja ühesõnaga väga võimas värk. No Martin, kui kaua sa oled kulturismiga tegelenud ise? No, kulturismiga võistlustasemel alates 2017 aasta kevadest. Ja kaua jõusaalis oled käinud? Alates 2014 aasta lõpust, siis ma tellisin praeguseks meie ilmasid lahkunud Marek Kalmuse, kes tellisin treening toitumiskavad. Tagant järgi ma võin öelda, et see 20 või 15 eurot, mis ma too aeg maksin, et see on minu elu parim investeering üldse täiesti kahtlemata, et sealt sai see lume peal kõik veerema. No siis jah, üle 10 aasta juba tegelenud on ju. Et sa mainisid mulle ka, et kui sa sinna Soome võistlustele läksid, et ega tegelikult ootus väga suur ei olnud. Ei olnud. Tulin üle 2,5 aasta tagasi, tegin nii-öelda comebacki ja siis lootus oli see, et ma teadsin, et seal üks kohalik naisterahvas fitness tädi teeb koha peal neid. Eestis on siukene asidel reklaami nagu Kuuki Estonia, siis Soomes on siis Kuuki Maama, teevad siis ühte sama asja põhimõtteliselt käsitöö küpsised, siuke põhiprodukt. Ja lootus oli siis see, et tead, et saan sealt äkki 2 küpsist omale ja äkki saan ühe selle Pullmentula Nordic Fitness Expo särgi ka ja et kui hästi läheb, et tuleb mingi medal ka kaasa, et saab juurde riputada, aga rohkemat ei oodanud absoluutselt. Läksid põhimõtteliselt osa võtma, aga panid täiesti kinni? Panin täiesti kinni ja lihtsalt läksin osa võtma. Muidugi siin on, kuidas seda nüüd öelda, et kõik lähevad osa võtma, et kõik tahavad ju tegelikult võita, eks ju, aga mina läksin siis selle mõttega, et ma teen enda elu parima vormi ja et saagu siis mis saab, et sellega on ka nii, et see võib väikse võrdlusele tuua, et ütleme, et sa saad nüüd esikoha, eks ju, aga sa tead, et sa oled juba paremas vormis olnud ja see esikoht, mille sa nüüd said, et see ei ole võib-olla eriti pingutanud või siukene, et see tuli nagu sealt. Või teine asi on siis see, et sa lähed oma maksimaalse vormiga lavale, sa vaatad peeglisse, mõtled, vau, see on midagi enne olematut täiesti, sa oled lavale ja sa jääd ikkagi sinna viimaste sekka, aga sa oled parimas oma elu vormis ikkagi, et mina olen seda tüüpi inimene, et ma valiks selle halva koha, aga et ma näen, et ma olen kõvasti parem kui eelnevad korrad, kui see, et ma saan siis esikoha ja ma vaatan, et kurat, aga ma olen tegelikult juba olen ju teravam ja parem olnud või mis iganes, et No kui pikk selline protsess siis on, et sinna võistlusele jõuda, et millal sa kuidagi reaalselt hakkad enda toitumist jälgima, enda treeningkava selle järgi kohandad, et kui pikk see valmistumine on? Kulturism on, fitness on siukene ala, et tegelikult töögib 24/7, et ongi pigem see, et mina näiteks, kui ma nüüd tean, et mul on oktoobris võistlus, eks ju, siis ega hiljemalt juulist tuleb juba vaatama hakata, loomulikult loeb ka see, et kus kohas on see stardiplatvorm, mis vorm see on, mille pealt sa alustad. Kas sul tuleb 5 kilo maha võtta, kas sul tuleb 10 kilo maha võtta või veel rohkem, eks ju, et kõik sõltub nagu sellest, et tänapäeval inimesed tahavad, võib-olla siis natukene liiga kiiresti kõik, et ma teen nüüd natuke kasvatan ja siis kohe lähen lavale, teise külje pealt on see, et kuskilt tuleb ju alustada. Minu esimene vorm samamoodi, kui ma vaatan seda 2017 aasta vormi, mis mul oli, ega ei olegi midagi, et ei olegi midagi, aga mida seal on see, et üks noor poiss sai sealt lamba verele tegelikult, et see on see kõige algus. No see ei olegi midagi, see on kindlasti sinu väga enesekriitiline just. Tavainimese mõistes on see pigem, et see on läbi kulturisti pilgu. Ja. Aga kui palju sul siis, kui palju alla võtsid selle Soome võistluse jaoks? Soome võistluseks ma alustasin täpsemalt 16 juuli, oli siis see moment, kus ma teadsin, et ma sain selle kutseraldi ja ma teadsin, et okei, et ma nüüd 4 aastat tegelikult praktiliselt, ma olen trenni teinud ikka, eks ju, toitunud ilusti, aga mingeid tulemusi või midagi sellist, mis nüüd nädalavahetusel juhtud midagi sellist pole olnud, et see andis nagu täiesti uue stardi.
et vahepeal oli niisugune paigal seis ja mõtlesin nüüd siis suvel, kui ma selle kutse sain, mul oli 2 varianti, ma mõtlesin oma peas, et Martin, et mis sa nüüd teed? Kas sa nüüd proovid, lähed, annad endast maksimumi või siis oled samamoodi edasi tiksud lihtsalt. Hoiad seal vormi ja tead, tegeled klientidega ja niisama siukene, eks ju, vahest paneb paar pilti üles, on ju, et noh, et läksin ja võtsin ette ja läks enne unematult hästi. Et täiesti uus energia ja täiesti uus minek. Ja võistlus toimus mis kuupäeval? See oli siis Nordic Fitness Expo, ise toimus 4. kuni 5. oktoober, aga minu võistlus oli 4. siis esimese päeva õhtul. Et seal toimus siis päeval toimus IFBB International Liga võistlus ja siis õhtul tulime siis meie Pullmentula Classic. 16 juuli alustud, see on siuke 2,5 kuud on ju? 2,5 kuud jah, aga siin tuleb ka see mängu tegelikult, et ikkagi eelnev kogemus on, tunned oma keha juba, sa tead, et mis ajaks sul mida peaks seal kuskilt välja kumama või paistma, eks ju. Et kes siin esimest korda näiteks on ka küsitud, et noh, mis ma tegema pean, et klient tuleb minu juurde, mingi poiss, keegi ütleb, kuule, et ma tahan nüüd võistelda, tahan tiimi tulla, et mis ma tegema pean. Kõigepealt on see, et missugune see poiss on, mis ta eelnevalt teinud on, kas ta on diivani peal olnud saiake siin osinud või tal on tegelikult mingi sporditaust juba all, eks ju. Vot. Ja mis selle 2,5 kuuga siis, mis kilod sul läksid? Ütleme nii, et ma 105 pealt alustasin, esimesed siukene 2 kilo, eks ta läheb suuresti veearvelt juba tegelikult ja päev ennem võistlust registreerimisel, kaalumisel ma olin õhtul 94,8. Sa pididki alla 95 nõks saama siis? Ei, tähendab, ma olin 96,8, panin praegu panganumbritega, 96,8 oli siis või sellel registreerimisel, aga kõige madalam kaal oli mul veel päev ennem hommikul, neljapäeva hommikul, reede õhtul oli regamine, neljapäeva hommikul mul oli madal kaal 96,4 kilo. Et nii ammu polnud nii vähe polnud 3 aastat kaalunud juba. Peaaegu 10 kilo siis ikkagi selle Ümmarguselt jah, et ütleme nii, et see lõpuviimistlus sealt läheb sul 4-3 kilo läheb juba veearvelt maha täiesti, et rasva kui sellist tegelikult ma pakun, et saigi äkki seal mingi 3,5, 4 maha äkki põletatud, kui hästi ülejäänud oli tegelikult kõik veekaal. Üks kuulus klipp on sellest, kuidas Ronnie Coleman ütleb Joe Rogani podcastis, et pakkumismu rasvaprotsent oli ja siis ütleb, et 0,3. Aga ma ei tea, see klipis vist kaheldakse, sest see ei ole reaalne. See on võib-olla jah, irooniaga tehtud, et siin on ka olnud, et see on hästi popp küsimus ja tavaliselt seda küsimust, et mis su rasvaprotsent on, seda küsi kunagi kulturistid su käest, seda küsivad, kas niisama need jõukamehed, eks ju, kes käivad seal lammutavad või siis tead ümberkaupsed inimesed, et mis on 3 on või, ei oska öelda, ütlen ausalt, pole kunagi mõõtnud. Ja need mõõtmistulemused, mis on, ma ei tea, kunagi seal MyFitnessis sai mõõta siiamaani saab, aga kunagi vähemalt aastaid tagasi oli niimoodi, et mõjutas see isegi siis, kui sul jalad-allad olid natuke niiskemad selle kaliipriga, kui ma eksi, midagi siukest. Et mina enda kohta ma ei oska pakkuda, tõesti ei oska. Oota, jalad-allad niiskevad, kuidas see mõjutab siis? Ei tea, ei ole spetsialist, aga siukest juttu poole kõrvaga mingisuguse spetsialisti käest kuulsin, et see tulemus kaliipriga, ta ei pidanud päris täpne olema, kõige täpsem pidi olema laseriga mõõtma, et ta mõõdab sul konkreetselt naha selle kihipaksuse ära siis. No ja selle Colemani klipiga oli minu arust ka niimoodi, et enam-vähem vist võis aru saada, et keegi lihtsalt ütles Colemanile seda, et ta ise nagu seda välja ei mõelnud ja tema ei usu. Ja võimalik jah. Aga siis on muidugi kommentaarid, et mees oleks surnud sellise protsendiga. Täpselt, sest meil on organite vahel ju ka rasva, eks ju, et me üldse elus püsiksime. Aga milline siis nagu enne lavale minekut, ma ei tea, milline su näiteks viimased 24 tundi välja näeb, et siis sa ilmselt ei söö enam midagi, on ju? Tegelikult on nii, et ma just söön. Just sööd. Siis sa ainult söödki. Et kõigepealt siis eelnev nädal siis peak week, tühjendusnädal, kuidas keegi nimetab seda, mina üldiselt räägin eesti keeles, tühjendusnädalal siis ongi niimoodi tegelikult, et aeroobset sul on veel peal, see oleneb kõik inimesest, ma räägin nüüd endal konkreetselt, kuidas minul on, aeroobne on veel sees, vett joon palju, panen neerud tööle, kellel neerud vähegi terved on, siis kes tahab, kasutab, kes ei taha ei kasuta, et ma mingid nagu soovitusi ei jaga, see on nii individuaalne asi, eks ju, et
jood vett, kalorid on madalal ja ütleme, et ma toongi jälle näite, et laupäeva õhtul oli minu võistlus, tavaliselt mul on hommikuti olnud võistlus, siis ma seal tundide kaupa seda süsivesikute kraadimist ikka kajastasin natuke teistmoodi ka. Et see on omaette teadus ja see tuleb tegelikult kogemusega ikkagi õppida oma keha tundma, et järjest paremaks. Sellega mul tuleb jälle meelde üks mingi lugu Colemanist, mis ma kuulsin, et ta juhuslikult, kui ta vist pani seal oma esimeste seas pani seda Mr. Olümpiat kinni, et siis mingi teine kulturist oli nagu tema juurde läinud õhtul hotellitoas, neil pidi hommikul olema võistlus. Kas selleks viina viskamiseks? Ja et nad võtsid viina ja sõid pitsat ja see oligi nagu oli juhuslikult kõige parem kombo olnud, et alkohol vist nagu kuivatab sind on ja teoreetilise efektiga just. Võimalik ilmselt toimis, üldse ei kahtle selles, aga siin ongi nüüd küsimus, et kui meil nüüd seda mingisugune täitsa esimest korda lavale minev tüüp kuulab, mõtleb, et oota, Coleman pani seal pitsat ja viina, ma ei tea, Jay Cutleri või kellegiga ja et oota, ega see on ju enam-vähem, nad on profid, vaata, miks nad peaks valetama, nad ei valetagi, nad räägivad, mis nad tegid. Et see võis täitsa nii olla. Aga algajatel ei soovita. Ei soovita ja sama juttu tegelikult rääkis mulle kunagi ka Marek Kalmus, keda siis meiega enam ei ole, rääkis mulle niimoodi, et päev ennem võistlust oli siis öösel üles ärganud ja tal oli siis, tead, kulturistil, et ühesõnaga oli mõttes korraks loobunud, et tema nüüd hakkab ühesõnaga kukus sööma, sõi banaani, sõi jäätist ja mis ta seal kõike sõi ja ta järgmine päev ta oli eluvormis olnud ja tuligi seal mingi Euroopa mingisugune hästi kõrge koht tuli, vist tuli Euroopa meistriks, et ta selle VNBF oli selle liiga nimi vist, et seal ta oli ka 5-kordne Euroopa meister, kui ma ei eksi. Niimoodi pool kogemata siis jäetisi söömisega. No põhimõtteliselt, et kui sul on nii suur arvestatav kuiv lihasmass ja see enda keha juba tunneb ka, et siis oligi see sama efekt ilmselt seal. Ja see efekt on siis see, et süsivesik ajab nagu lihase punni põhimõtteliselt. Jaa, aga siin ongi see, et nüüd siin ongi see vee manipulatsioon ja kõik, et see süsivesik, kui sa nüüd valest ennast ajastad, kasutad võib-olla valesid asju, seal on ju süsivesikutena, siis see lööb sul selle vee hoopis naha vahele kõik, mitte lihasesse. Vot. No süsivesikutest ju... Ja mingite sooladega, kuidas see süsivesik imendub ja kõik siuke. Ja muidu räägitakse ju, et see on ikka õudne, et ärge seda sööge ja nii edasi. Mina ütlen seda, et mitmekesine toitumine lihtsalt. Aga milline sul toitumine nagu näiteks selle 2,5 kuuse perioodil siis välja nägi, et kaloraaž ilmselt madalam on ju, aga mida sa sõid? Kas hästi puhtalt või vahet ei ole peast kalorit? Puhtalt ikka siukest asja, kes ütleb, et tema võib kõike süüa, jälgib ainult kaloreid ja teeb lavavormi, siis inimene, siin on 2 varianti, kas ta on rumal või ta lihtsalt valetab. Või see, mis ta arvab, et on lavavorm, see tegelikult ei ole lavavorm. Et on ikkagi back to the basic. Vahet pole, mis kulturistilt te küsite või fitness tegelaselt, et üldiselt. Kui me räägime mingisugusest bikiini fitnessist või sellistest aladest, kus sul võib-olla ei nõutagi nii madalat rasvaprotsenti, et siis kindlasti, kes ta oma keha tunneb, samamoodi see toitumine, kõik on tegelikult tänapäeval on nagu nii lihtsaks tehtud, et ütled, ma ei saa, peaaegu võistluste lõpuni välja tegin omale munavalgest ja munast tegin hommikusüks pitsat iga päev. Pitsa maitsaine, kirst, tomatit, suhkruvaba ketšupit, tuunikala või kanafilee sinki ja natukene lait juustu peale ja muidugi lõpus see lendas sealt välja on ju. Et väga, kui sa oskad teha, sul nupp nokib, sa tegelikult, siin on pigem on lõpus see, et toidukogused muutuvad väikseks, sa oled defitsiidis, et kulturistide seas on ka vanasõna, et mida sitem olla on, seda parem välja näed on ju. Ja ilmselt siis on kogu aeg ikkagi kõht tühi ja ma olen märganud, et tühja kõhuga on suht raske magada. Kas see mõjutab seda ka? Ikka, selles mõttes mõjutab, et muidugi kokkuvõtteks on see, kuidas sa vaimselt endaga paigas oled. Aga jaa, hommikul, kui sa oled ikkagi, sul on viimased mingisugused nädalad võistlusteni jäänud, hommikul kell 5 käivad silmad lahti, vaata kella, veel ei saa süüa, ennem vaja veel aeroobne ära teha, enne hommikusööki. Põletab väga hästi rasva, glükogeenivarud on tühjad. Mis munakollasega valesti on? Kas seal on liiga palju kaloreid või miks? Mina panen teda lihtsalt, ma rasvaallikaid pigem võtan mujalt, ma tahaks parem pudurule maapähkli võib panna hoopis kui sealt, et jätan selle siis nii-öelda sinna piltlikult, et miga ei ole midagi. Muna on ju supertoit. On küll, jah. Mõni võibla kindlasti on uuringu teinud ja vaidleks mõlemale vastu.
no Martin, räägime teemast ka, mida väga palju ei räägita, et laval vaadates, ma vaatasin ka Instagramist sinu pilte, et see vorm, see, mida sa nimetad vormiks, see on nagu minule kui tavainimesele on ikkagi, ütleme nagu need Hollywoodi Marveli filmid, et see näeb välja nii jõhker, et kuidas saab inimene sellisesse seisu, on ju. Ja siis inimesed arvavad, et süstitakse steroide, on ju. Et kui suur teema see näiteks Soome võistlustel oli? See ei olegi mingi teema selles mõttes, et see on tegelikult, oleneb, kes meil seda podcasti nüüd vaatab, kas meil vaatab keegi, kes teabki, et Martin Edovald läks sinna, et vaat seda juttu tahaks küll nüüd kuulda, või on mingisugune täitsa suvaline inimene, kes mõtleks, kuulaks midagi kulturismi kohta ka, siis reaalsus on nii, et tegelikult sellest ei räägita, aga kõik teevad. Kui me räägime ikkagi mingisugusest tasemest, ma toon võrdluse, mina olen 175 pikk, lavakaal oli mul 96-5 sinna kanti, siuke asi ei ole mitte kuidagi võimalik. Vaata, mis nurga alt tahad, ütlen jälle, kes ütleb vastupidist, siis kas ollakse siis rumal selles valdkonnas või lihtsalt valetatakse mingitel, kas ollakse kellegiga toidulisandis sponsorid või mis on taga ja kuidas sa nüüd ütled, et kuule tegelikult me ikka ei saanud päris niimoodi siukseks, et jõin seda energiajooki ja sain proteiinipudingut, et need asjad lihtsalt ei käi nii. Mis see sinu kaalu juures, mis sa arvad, mis see nagu täiesti naturaalselt oleks siuke tipptase, kui sa oled ikkagi trenni mõistes oled täiesti omal kohal? Väga hea küsimus, ei vasta esimest korda selle küsimusele, mina olen 175 pikk, nagu ka ütlesin, lavakaal oli 96 kilo, võib-olla laetud 97 ja naturaalne minu pikkune 175, paneme siia kas või 25-aastase jõusaali trenni kogemuse lavakaalus, võimatu on üle 84-5 sinna kanti kaaluda, et see lihtsalt ei ole võimalik. Muidugi loeb, missugune see sul välja näeb, kus see kaal sul on. Et mõni ütleb, et 85 kilo, et sinu pikkune näed, et lavavormis, aga siis on see tegelikult see, et vaata seda rasvaprotsenti, aga see ei ole ju lavavorm. Et sealt on veel tegelikult 6-7 kilo maha võtad, siis on lavavorm. Et meil on Eestis mehed, näiteks väga hea klassikaline kulturist, Siim Savisaar, terviseid talle on ju, et mees on väga hea näide, ta on kuskil, kas ta on 180 pikk või midagi sellist ja lavakaal on 72-73 kilo, et see on täiesti tipptase, Siuke naturaalne tulemus siis. Just, et kui me räägime näiteks minu lõpilane Ranek, kes oli ka võistles sügisel, eelmine aasta siis sügisel. Tema lavakaal oli näiteks, ta on ka, kas ta on 183 või 4 pikk või. Tema oli siis lõpuks 77,8 kätte, pigistasime välja ja see oli korralik terav vorm. Võta kust kohast tahate, ei saa rasvaga näpu vahele võtta. Nii on jah, et pikkuse kohta. Minu pikkus, veel kord ütlen 175, kui seal on mingine 85 kilo terav kuiv vorm, tagumik triibutab, sooned, jooned, kõik, siis vaadake ennem peeglisse, kui midagi rääkima hakata, kes on puhas või mitte. Aga kuidas see siis käib? Kas on tõesti mingisugune tohutu kokteil, mis sa pead endale iga päev sisse süstima, et siis saavutada nii-öelda sellest naturaalsest vormist see vorm, millega võitma minna? Ei ole tegelikult. Tegelikult on kokkuvõtteks nii, et loeb geneetika väga palju ka. Ja loeb see, kas sa nüüd oled teist kuud jõusaalis ja juba mõtled sügakukalt, mõtled, et oi, tahaks vist seda panema hakata, et ei tea, kus seda saab, et sul käivad, et sa oled 2-3 kuud trennis käinud, oled omale spordikotti ostnud mõned toidulisandid ja siis sa samal ajal paralleelselt juba shoppad netis, mõtled, et oota, ei tea, kas see tuleks sealt üle piiri, kui ma tellin või mingid siuksed mõtted käivad sul peas ja sa oled ise mingisugune 19-aastane tüüp nagu reaalselt, et see ei ole hea. See ei ole hea, et on näiteid küll ja veel, noortele ütlen just ka, puhtalt saab väga-väga korraliku vormi teha, minge vaadake, et neid näiteid on küll muidugi, aga meil on see, noored ütlevad, aga kõik on ju fake nätid, eks ju, väga paljud on jälle. No see on nagu see näide, mis ma sulle ütlesin, et kui inimene hakkab mingi asjaga tegelema, siis tihtipeale ta leiab endas vabandusi või asju, miks mitte tegeleda on just need treeningvahed nüüd on ju. Et ma ei tea, et mul ei ole piisavalt õigeid tosse, et käia jooksmas. Muidugi ja mis ma tegelen üldse, kõik teevad nii steroide ja mina ei plaani tegema hakata, eks ju, et mis ma siis üldse nagu seal, et see on jah, et endale vabanduste loomine, et kuidas see mõtestatud oleneb kõik, et mina näiteks viimased
3-4 aastat, viimased 3 siuke asi nagu reaalsusloome, et loon ise mulle reaalsust, mõtlen asju positiivselt ja ma näen, et asjad lähevadki positiivselt. Et see, et kui sa oled nüüd, ma ei tea, oled, ütleme, kaelani oled pasas ja muretsed, ega sellest midagi paremaks ei lähe. Kui sellest midagi paremaks läheks, üldse kui elu läheks paremaks, üks hommikust õhtuni muretseda, kui midagi muutuks paremaks, aga ei muutu. Et mõelge positiivselt, tehke asju, mis teile meeldivad. Väga süke basics, et tehke asju, mis teile meeldivad. Mitu korda seda siin saates öeldud on, ma ei tea, kas jõuab lugeda. Ei, jah, see on ka mõte, mis ei ole väga populaarne, mida ma olen ka siin ise väljendanud, et rääkides mingisugustest psühholoogia teemadest ja traumadest ja sellest asjast, et mina toetan natuke traumade alla surumist, sest ma väljendan seda niimoodi, aga mu põhimõte on see, et see, millele sa pöörad tähelepanu, see just kui saab sinu elus tähtsaks asjaks. Kui iga päev mõtled oma traumadele, käid seal psühholoogi juures rääkimas aastaid, et siis see ongi see, millele sa tähelepanu pöörad, see ongi sinu reaalsus. Jah. Et sul on justkui mingi algmõte, kui ma ei lähe, ma ei räägi siin, ma räägin hästi üldist juttu, siin toongi näited, et kui sa ei lähe, et siis ma ei tea, et siis ma enam ei saa abi või siis ma enam ei muutu tervemaks, et tervemaks saamine igas mõttes, ega see algab meist endast seest. Sa ei saa ju santi aidata, kui sant ei taha kõndida. Jah, treeningvahenditena võib võtta ka, nagu ma sulle ütlesin, kunstisse, et mõni, kui naine näeb Instagramis, siis see on nii populaarne. Muidugi, see on staatuse sümbol, kes sa oled, kui sul neid ei ole, eks ju. Et näeb neid ilusaid bikini fitnessi pilte, kus kõigil on kunsttissid ees, ja siis mõtleb, ta ma tahan ka alustada, käib 2 kuud trennis ära, paneb kunsttissid, aga siis äkki ta ei viitsigi enam. No põhimõtteliselt on ju. Et siis on ju see, et see treeningvahend on olulisem kui see treeningu sisu. No täpselt, et ka, et noore kutid, et ostavad omale selle ja tolle särg, ostavad need alt laiad, need dressid, vaata kulturistidele mõeldud, et kellel need jalad on siuksed on ja siis et 70 või 60 kilo, aga see on siuke naljakas vaatepilt, aga samas on ma näen selle asja teistkülgi ka, see teine külg on see, et see tüüp on juba nii sees, et ta on mingi sotiseid planke dresse omale nõus ostma nagu, et see on bodybuildingu teema nagu vaata, et samas on teise külje pealt, aga sealt saabki ju kõik alguse et alati on lihtsam naerda. Mul tuleb kohe jälle meelde, kui me seal olime nüüd 3 aastat tagasi juba võistlustel. Jah, need olid siis, too aeg oli, nüüd on FitLab Cup, siis oli Valio Profil Cup. Ja olime võistlustel, mina olin siis publiku seas, vaatasime seal algajate, kas oli Ranna Fitness, poisid tulid lavale ja minu ees siis oli noorte poiste rida, istusid seal siukene, siuke kõvatamine käis, et kuule vaata seda venda seal nurgas ja kuule sellel on see puudu ja see ja et issand ma küll sellisena ei läheks. Ma koputasin poisile õla peale, ütlesin, et tead, et ega ära muretse, et sa ei läheks, sa ei jõuagi sinna, et seda näitab juba see sinu praegune suhtumine siin. Anna võimalus inimesele, las ta teeb kuskilt otsa lahti. Ei kõike saab vaadata ja 2 otsast. Mina vaatangi alati kõik on lihtsam ju tegelikult on maha teha on ju. Et siis seal oligi see olukord, kuidas tehakse siis teist maha, kes on sinna juba läinud, vahet pole mis vormiga, aga ta on sinna läinud ja et siis teed teist maha, et ennast läbi selle siis tõsta, eks ju. See on üleüldiselt, kui meestest rääkides on nõrkade meeste tunnus on see, et nad lükkavad teisi alla, et ise paista suuremana. Jah, täpselt. Et see on siuke nagu hästi illustratiivne, ongi siuke analoogia ka, et sa tõesti et kui sa ütleme, on terve kari inimesi sul, siis selle jaoks, et välja sealt paista, sa hüppad nagu teiste õlgadele ja siis samas surud neid alla. Jah, täpselt väga kehv, see on siuke, eks igaüks saab oma karma. Aga näiteks kui sa seal Soomes võistid, kas nagu peale vaadates võid kohe inimesele öelda, et sa saad aru, et kes teeb steroide, kes mitte. Et seal pole kahtlust. Sa jõudnud oma lauseki lõpetada, ikka saad aru, kes teeb, kes see teeb. Jutuks ja kellel on sponsorid seal taga ja ei saa lihtsalt rääkida ja kes ei pea eetiliseks rääkimist, aga et siin ongi see just, et kui kõik võibolla räägiks, et jah, et näed, et paneb see teda teist ja kolmandat, siis mis siin ongi see küsimus nüüd, et südametunnistus, mis noortele signaal tuleb, siis tulebki see signaal, et saate, ma ei tea, 18, et hakake siis süstima kohe, ei ole ju, pigem tahaks seda, et saadaks aru, mis on puhtalt võimalik, mis mitte ja põhiline see, et saadakse sellest aru, et ilma steroidideta, preparaatideta, aineteta
on võimalik teha väga kõvasid tulemusi, aga seda ei teadvustata omale, see on nagu ka juba nii-öelda alla surutud info, et nagunii kõik panevad ja mingi, et vaata seda venda ja soda, et see ju teeb ja need hakkasid ju ka juba sellel ajal tegema ja otsitakse justkui vabandusi, et ikkagi teha ja lõpuks saadakse kuskilt ikkagi see kätte, kas tellitakse või sõbrad saadakse või mis iganes, et see ei ole üldse hea. Ja siis sa näed neid vendi kuskil jõusaalis, vaatad, et kurdi täiesti kärnas ja mis seal on, kõik 100 häda juures ja näed, et poiss paisub ja siis läheb jälle väiksemaks ja et siukene See ongi põhiliselt peale vaadates saadki aru sellest tohutust massist, on ju. Ja kurb on seda veel öelda, et mõnel on see, et sa näed lihtsalt, et tüübil on õla juures mingid kärisevad venitusarmid ja mingi kerge künekomastia tekkinud ja mingid siuksed basic asjad ja mingi akne mingi teatud koha peale, kuhu ta tekib just. Et need on siis sellised kõrvalmõjud? Ja need tulevad, üks asi on geneetika jälle, kelle tuleb vähem, kelle rohkem need punne on, kui üldse tuleb, aga just see toitumispool süüakse omale, emme teeb kodus makaron akle ja kastet ja siis poeg vetsus süstib salaja, et siis need asjad ei ole balansis oma vahel, et ei jälgita, ei teata, tahetakse lihtsalt teha. See on nagu see esimene tatoveering, vaata, et peas, et tehtud oleks midagi. Hakli ja kaste ja steroidid kokku käi. Pigem ei käi jah, võib-olla. Aga mis see põhiaine siis on, mis paneb niimoodi lihased kasvama? Eks see ikka testosteroon ole. Testosteroon? Jah, või mingisuguse muud selle baasil asjad, et testosteroon on meil juba ju, nagu siin sai mainitud 100 aastat vana peaaegu, 30-ndatel sütneetiline ester valmis tehti, millal ta oli. No kui suur mõju sellel on? Ma ei tea, kui sa ise esimest korda seda proovisid, kas ma ei tea, läksid jõusaali ja tundsid, et nagu midagi ulmelist on toimumas? Mina, eks ta vaikselt hakkas minema, seal oligi pigem see, et näed mingeid esimesi tulemusi ja siis ongi see koht mõtled, et kas sa oled nüüd sama rumal, nagu näed, et teised seal osad noored sõbraka teevad, et panevad iga nädalavahetus seal tina edasi ja niimoodi või siis proovid ikkagi selle ajaakna vältel siis neid, seda toitumist ja kõike jälgida ja ei, muidugi öö ja päev on, et kes siin kasutab ja kes ei kasuta ja kui need asju tehakse veel õigesti, et siis need tulemused on lihtsalt 3 korda võimsamad on ju, aga tuleb ka arvestada, et sa ka need õhukesel jääl alati. No see on selles mõttes, et siuke tava arusaam steroididest ongi, kuigi väga paljud inimesed, kes nagu räägivad sellest avalikult, alati rõhutavad, et steroid või mingisugune ükskõik mis asi, mis sa endale kuhugi süstid, et see ei ole selline võlupill, on ju, et sul peab kõik see kaasas käima, aga ütleme tavainimesele tundub see jah, et see tundub on ju... Ei no see vend on sellepärast nii suur, sest ta paneb midagi, et see on jälle, et see, et mina ei pane sellepärast, ma ei ole siuke. Ja, et ongi, et isegi kui sa paneks, aga sa, ma ei tea, trennid ja toitumist jälgi, et ega see niimoodi meil on, ütlen ausalt, meil on isegi katsed tehtud, et mingi diivani 30-päevane dieet ja üks kaksikutest saab siis omale selle sutsaka sisse, eks ju, testosutsaka ja siis teine ei saa ja naljaks on see, et see, kes sai sellel ikkagi see lihas kehakoostis muutus natukene, aga see on nii minimaalne ja siis mõtlegi, et mille nimel sa teed seda, et ma ei tea, süstid ennast 2 korda nädalas sellepärast, et naabrimehest suurem olla või et jõusaalis 2 veresoon piitsas juba rohkem oleks kaalu 10 kilo rohkem, mis on see kõik ja mis on need riskid. Ma räägin nüüd täitsa tavainimesest, mitte siis sportlastest, kes sinna jalgrattaga superpaigi võistlusel ei lähe, eks ju, ja samamoodi vastupidi, et kui te neid asju kasutate, teete, ärge ronige sinna, kus on kokku lepitud, et meie kohe kindlasti ei kasuta. Väga lihtne elutõde. Ole aus. No eriti kui sa ütledki, et nii sina kui inimesed, kes on selles valdkonnas sees on ja tegelikult see on niivõrd kergesti arusaadav, et et kui sul näiteks seal 10 tüüpi rivis seisab, et kogenud pildkule, siis sa ju ütled ära kohe, et muidugi, et siin ei ole isegi nagu kahtlust. Jah, et siis on ja see, siis ongi, sa oled nagu superpaigiga võid selle võistluse kinni panna, aga sa tead, et kõik teised sõitsid jalgratastega, siis et kui suurt nagu siukest sisemist rahulolu see sulle endale pakub. Ei pakugi ja siiamaani on väikene pisikene auk hinges eelmise aasta novembris siis, või tähendab oktoobrist, kui toimus meil siuke võistlus nagu FitLab Cup, esimene, ta on 2-päevane võistlus, esimene päev siis on algajate võistlus, kes tulevad kõik esimest korda lavale, väga hea, et siukest asja korraldatakse, sest algajad saavad sinna, et sul ei ole seda efekti, et aga need on ju siin juba nii vanad olijad ja mina nüüd näed, alles esimest korda proovin, et suured tänusõnad selle eest, et Eestis korraldatakse siukest asja. Aga siin nüüd võistluste teine päev, kus on nüüd rahvusvaheline võistlus
siis sinna tulid eelmine aasta, juba tegelikult 3. aastat, tulid kohale mehed, kes on lavakaaluga 90 ja 100 kilo. Me räägime IFBB International liigast, mis meil siin Eestis toimetab. Et tulid nii suured mehed kohale, mina mõtlesin, et nad on siis kellegi treenerid seal või midagi, aga ei, need mehed tulid lavale ja siis mul tekkis küsimus, et mis ma siis teen. Mina olen ju see dopinguliiga sportlane on ja nagu meil öelda armastatakse, et mis ma siis teen, kas ma võtan ka särgi mahale või lavale tulla või? Et ei või ju, ei ole ju aus, et seal need mehed olid nii suured, kes kohale tulid, sellest on mul Instagrami isegi highlightsidesse kõik info pandud, pildid ja mõttekirja pandud, mida ma praegu rääkima hakkan, et sealt saab ka hiljem lugeda, keda huvitab. Et mehed olid nii suured ja mul tekkiski küsimus, et kuidas see võimalik on. Meil on ju siin puhas võistlus, meil peaks dopingukontroll siin kuskil olema, kus nad on. Eesti Olümpiakomitee ju kõike seda rahastab. Kus see raha läheb siis? Miks ei ole dopingukontroll õigel ajal õiges kohas? Ja need mehed, kes siis kasutasid, ma ütlengi välja, et nad kasutasid, sest ma olen kulturismis maailmas sees, ma näen peale vaadates, kes kasutab ja kes ei kasuta. Need mehed kasutasid kohe kindlasti. Kulturistid siin tehakse ka niimoodi, eks ju, olen kuulnud ja näinud, tean, et mõni siin tuleb, teeb siin need salakeemikud nii-öelda, eriti andetud vennad minu jaoks, paugutavad salaja, siis ajastavad ennast niimoodi, et tulevad oma seal ainete pealt maha, kasutatakse lühikesi estreid, et mitte vahele jääda juhuks, kui dopingukontroll peaks tulema ja siis säravad seal, et ollakse peaaegu teistest üle. Aga need mehed, kes siis välismaalt tulid võistlema sinna, siis seal oli nii ülbeks mindud, et seal polnud üritatud isegi mitte midagi peita. Seal oli, mehed olid sama päeva hommikul ilmselt veel süsti omale teinud. Et see on täiesti räige ja ma panin selle teema ülesse siis Instagrami täpsemalt ja mulle kirjutas selle story peale 70 inimest, rohkem veel. Ja need ei olnud lihtsalt inimesed, need olid Eesti Kulturismi Fitnessi Liidu sportlased, litsentsidega sportlased, kes võistlevad praegu aktiivselt, kes on varem võistelnud, kirjutasid mulle, aitäh Martin, et selle teemaks võtsid. Ma oma peas mõtlesin samale, et mis aitäh, teie olete need, kes peavad suu lahti tegema, teie käes on ju tegelikult võim. Mina olen lihtsalt üks paljudest treeneritest, kes oli pettunud sellise olukorra üle, et kuidas siuke asi on võimalik. Meil on ju siin dopingust räägitud küll ja veel. Ja sinul siis üks õpilane nii-öelda võistles seal, kes ei teinud? No tegelikult võistles 2 õpilast, et üks oli siis 77-kilone poiss ja teine oli siis Ranna Fitnessis ka üks teine poiss. Vot. Et need pildid on seal Instagramis olemas, Instagram on avalik koht, kõik saavad vaadata, kes need mehed siis olid, need suured mehed, ise vaadata neid profiile, mõelda, kas need mehed võivad puhtad olla või ja et tehti seal uhkelt pilte koos ja et muidugi on siin lihtne öelda, et kuni keegi pole positiivset proovi andnud, siis ta on ju puhas, on ju, et see võib ju kohtu case olla, et Martin, mida sa siin näitad näpuga, on ju, et reaalsus on midagi muud. Selle nimi on jokkskeem, et kõik on paberil on jokkskeem ja maksame sularahas kõik ja võistlustel ja Vot. No see on jah, selles mõttes see valdkond, see steroidide teema on ka üks asi, miks see valdkond ikkagi pälvib päris palju nagu tähelepanu ja tavainimestel ka, kes nagu tegelikult seda maailma väga ei mõista. Aga... See steroid on see, mis selle, ikka vaatad, see on see punane tuli, et okei, ma teen korra artikli lahti. Just. Ja tavainimesteni jõuab see ka tihti peale minu arust sellist Hollywoodist filmidest, kus mingisugused näitlejad on ennast viinud ekstreemsesse vormi mingi rolli jaoks. See on väga popper. Ja et viimane näide, mis mul siit meelde tuleb, ongi igasugused need superkangelaste filmid. Ja, et seal ei ole isegi mingisugust väga hullu lihasmassi ja kui sa hakkad vaatama, et mis ajavahemikuga mingisugused tulemused on tehtud, et seal ikka, eks seal mingisuguseid rasvapõletajaid ja mingid sükseid asju ilmselt kasutatakse, et siin ei ole ilmselt mingit megasteroidi kuuri peal nüüd, et võtab seda teist ja kolmandat, et pannaksegi tal toitumine paika, on ju, ja kui sa tead, et sul jälle seal paar milli kukub, võid seda kapsastu siin 1,5 kuud süüa tegelikult, on ju. No üks asi ongi, et mõned on sellised, ma ei tea, näiteks nagu mingi Matthew McConaughey tegi mingisuguse
sõltlase rolli, kus ta no, ekstreemselt lihtsalt langetas kaalu. Okei, neil oli seda herosõltlase efekti vaja. Ja täpselt on. Aga teised ongi siis nagu need superkangelaste filmid, kus sa vaatadki, et siis nad käivad muidugi seda filmi promo pärast tegemas on, ja siis näidatakse pilti, milline ta oli mingi 6 kuud tagasi on, ja täiesti tavaline minusuguse nagu keha kompositsiooniga inimene on, ja siis ta järsku mängib mingisugust toori. Hakkab mind meenutama veits on ju. Põhimõtteliselt on ja siis küsitakse, et mis sa siis tegid ja siis ta nagu kiitleb oma selle režiimiga, mis ta kõik tegi. Aga noh, tegelikult hommikul jooga ja spa avokaado läheb lihtsalt kell 6, eks ju. Ja päevas mingi 6 tundi trenni. Mu normaalne Rich Piana see 3-tunnine kätetrenn tuleb kohe meelde. Aga et noh, see on ka selles mõttes, seal on ilmselt ikkagi päris tihti on mängus need ained, mis nagu tavavaatajale müüakse maha ikkagi selle mõttega, et noh, see on kõik aus mäng, vaata, et inimene võttis ennast nii hullult kätte ja saavutas nagu nii lühikese ajaga. Aga meil on see ka tegelikult, et üldse, noh, me räägime siin steroididest, värkidest, aga et inimesed, et tegelikult on nii palju lugematu arv häid näiteid, mul on endal juba väga palju näiteid tuua, kuidas tegelikult saab sükse, noh, ütleme, et inimene, kes on võib-olla natuke trenni teinud, jõusaalis käinud ja tal lööb see tuli lööb peas põlema, et ma ootaks võistlema minna, et kuule, et mis sa arvad nagu, vaatab peale ja saad aru, vaata, kas siia sinna juurde vaja, mõnel ei olegi midagi vaja, mõnel on kõik olemas, mõni tahab kuivatamist lihtsalt saada. Noh, et ongi see, küsitakse ka palju, et mis see teedi pikkus siis peab olema, noh, või ettevalmistuse pikkus võib olla 2 aastat või võib olla ka 3-4 kuud. See oleneb, see 2 aastat, kellel on, tal tahab ilmselt see keha veel lihast peale saada, et üldse konkurentsivõimine oleks sinna sobiks, eks ju. Aga mis, ütleme, selle jaoks, et aru saada nendest ajamääradest, et ütleme, kui alustaja inimene, kes ei ole nagu vormist väljas, aga ta ei ole ka jõutrenni teinud, et kui ta läheb, et siis mis aeg on see, mis ta võiks lihast kasvatada ja mis aeg on siis see, mis ta võiks nagu natuke kehakaalu tagasi tõmmata? Vaat see hea küsimus, oleneb eesmärgist. Et mis see eesmärk seal oleks, kui sa mulle selle oskad öelda, siis ma oskan sulle võib-olla vastata paremini. Ütleme, siis eesmärk on näiteks siuke ranna see fitness. Ütleme, pereisa tuleb siuke tavaline, ta täitsa võib-olla luukere ei ole ega paks on ju. Ütleme siuke tegelikult 1,5–2 aastat ja ma räägin täiesti naturaalsest spordist praegu, 1,5–2 aastat saab ikka päris vägeva asja valmis teha. Et ütleme, pereisa tahab six-packi näiteks, 1,5–2 aastat. Ei, kui pereisa lihtsalt six-packi tahab ja ta otseselt ei ole nüüd mingit mega ülekaalu ega midagi, siis ütleme, et 2 kuud kuni 1,5 aastat ja see six-pack on tal olemas. Muidugi oleneb sellest, et mis kaloraaziga seda six-packi nüüd teha. Kas ta tahaks seda six-packi näha, ütleme, et ta siin praegu hakkab mingisuguse treeneriga koostööd tegema, meil on oktoober on ju, ja ta tahab suveks saada six-packi ja ta hakkab praegu pihta, noh siis tal on tegelikult see six-pack veel varem juba olemas, suveks kohe kindlasti. See on jah see huvitav, et need ajaskaalad on tihtipeale minu arust selliselt nagu valesti saadakse neist aru, et üks asi on see, et kui sa oled alustaja, siis tegelikult sa näed tulemusi üsna kiiresti on ja paari kuuga. Vaata öeldakse niimoodi, et esimene aasta piisab antli vaatamist, lihas kasvab. Teine aasta pead antli kätte võtma on ju, et lihas kasvaks ja 3. aasta pead antlit juba tõstma hakkama, et ta veel sealt edasi kasvaks. See on päris hea ütlus, jah. Ongi jah, et teine nagu selline suund on sellele, et ma ei tea, kui proovitakse mingisuguseid tooteid promoda on ja siis räägitakse, ma ei tea, 2 kuud enne juuni algust hakatakse rääkima, et nüüd on aeg suveks vormi võtta. Ja meeste rasvapõletuskapslid saa meheks või ole meheks või mis need nimed on, et punktid on ka välja toodud, mis see kapsel siis teeb, telli juba täna saab 1-3 hinnaga või vastupidi, et vähendab õllekõhtu, annab energiat ja mis ta siis veel teeb, ma ei tea, mingi punktile annab enesekindlust ka juurde, et ainukene, mis seal võib olla, on see, et annab sulle enesekindlust juurde placebo efekt, et sa võtad mingi kapsli sisse, vaata omale tellik 3 kuu varu juba ära, võtad selle sponsore postituse lahti, vaatad lihtsalt, pereisad kirjutavad järjest 40-aastased, et saaks või, tere, kirjutasin teile. Et noh, see inimesed on nagu nii valel teel, see on jälle see, et inimestel ei ole aega, hakatakse otsima lihtsaid teid, imekapslit, siukest asja ei ole olemas, noh, et. Ja see on minu arust ka selline valdkond, mis kuidagi
toob nagu nii sellise inimliku asja, et kõik nagu tahavad ju olla tegelikult heas vormis, kõik tahavad näha head välja. Muidugi, meil on praegu body positive naistel siin, eks ju, et me kaalume 120 kilo 170 pikkused ja me oleme õnnelikud, et tegelikult on see, et te ei ole õnnelikud, te olete kõige õnnetumad inimesed üldse, mida te organid teevad, see ei ole positiivselt mitte kuidagi mõeldud. Ja see selline sükse propaganda levitamine minu arust on see ka USAs on popp ja see on nagu juba Eestisse välja liikunud, et ma aga sellest inimesed mulle tundub, et nagu alateadlikult sellest saadakse aru, et keegi ei saa ju. Ja meil on olnud, nagu see on äge, et meil on Eestis nagu mingid, me ei räägi nimedest on ju, aga ma räägin siis, et mingid näited, et kuidas sa näed, et see alguses see naine, et ta tahab ka ilus olla, ta on ülekaalus, aga ta ongi ilus, ta on ülekaalus, aga ta on ilus naine. Ja siis ta mingi moment ta promob seda body positiivi, aga tal sees põleb see, et tegelikult ma tahaks ju peenike olla. Tahaks, kergem olla kõik, mis iganes. Ja siis läheb mingi aeg mööda, sa vaatad see sama positiivne naine, ta on siukseks ennast tõmmanud. Vot nüüd on body positiive. Nüüd sul on see sära, mida sa ennem panid lihtsalt, et sul on. Et nüüd ma nagu näen päriselt inimene, kuidas särab, mitte see, et ta paneb ennast alt üleval pilte või otsib kleiti, millest ta peenem välja näeks. See on body negatiive või kuidas seda öelda, et kui sa pead vaatama valima, et milles sa räägid, et sa oled rahul endaga body positiiv, aga siis sa otsid kapis kleiti, millest sa peenem välja näeks. Kus kohas see kokku läheb nagu? Ma ei ole psühholoog, võib-olla keegi oskab mulle seda seletada, tegelikult ei lähe ja ongi see, et ma näen, et see inimene on hiljem alla võtnud ja plaksutame nagu kõik ja ma näen, et see inimene on ise õnnelikum. Ja see ongi see fitnessi see kategooria või valdkond, see nagu rõhub sellisele inimese, ma ei tea, evolutsioonilisele instinktile, et kõik ju saavad aru, et sellest, et kas või mingi väga lihtne loll näide, et kui sa oled ülekaalus, sul on nagu raskem lõvi eest ära joosta, kui ta järsku põõsa tagant välja hüppab. Just. Et see on siuke nagu rõhubki mingisugusele hästi baastasandil ja sellepärast see valdkond on ka hästi popp ja seal on hästi palju raha, hästi palju valesid ja kõike sellist. Ja kokkuvõtteks on see, kui sa oled ülekaalus, siis ega su tervis on kehvem lihtsalt. Sul on rohkem igasuguseid riskitegureid asju. Sa liigud aeglasemalt, sa ei suuda osasid asju teha. Et ega kõik ei pea lihastes olema, eks ju. Mõni ütleb, et sa siin oled kulturist ja lihastes. Olge lihtsalt liikuge, ei pea jõusaalis käima. Minge tehke kukerpalle või spagaati, mis iganes on ju. Lihtsalt liikuge. Et veerevale kivile sammale kasva, seda ütles tädi meedias mingisugune vana tädi, kas see oli kunagi kanal 2, 3, igal ajal kuskil oli, tehti intervjuu siis 105 aastase tädiga, küsiti siis, et mikrofon lükati püstol reportaas kohe, et mis see pika elu ja saladus on siis ta ütles 2 asja, et liikuma peab, veerevale kivile sammale ei kasva ja viina võib võtta, aga purju ei tohi juua. Vot siuksed sõnad siis. Ja. Tundub minu arust jube loogiline, sellepärast ma seda praegu ka räägin. Jah. No tundub, et põhikandev mõte on nendel mõlemal lausel on tasakaal. Täpselt. Siuke balanss elus. Ütle mulle, mis on 5 kõige paremat harjutust jõusaalis, mida võiks teha, ütleme, tavainimene, millest piisab? Tavainimene. Esimene ma ütleks, et võib-olla on kükk, mitte just võib-olla kangiga kükk, aga mingisugune küki variantatsioon, kui kellelgi vähegi, inimestel on erinevad vead ka küljes, võib-olla kes seda saadet vaatavad, et nüüd tuleb see 5 parimat soovitust on ju, ütleme nii, et mingisugused põhitõsted lihtsalt kükk äkki siis ja selle variantatsioonid, ma ei saa öelda, et rinde peab suruma on ju või jõutõmmet tegema, et tead, väga raske on neid 5 nagu välja öelda, ütlen ausalt. Kas see suund on selline, et ütleme ikkagi head harjutused tavakasutajale on need, mis haaravad võimalikult palju keha nagu panevad tööle? Ilmselt küll ja ongi see, et võib-olla oleneb, mis intensiivsusega see inimene teha suudab või tahab, mitu korda ta nädalas üldse trennis käib, on ju. Kui sul on näiteks jõuaki näiteks 2 korda nädalas, näiteks oletame, et jõusaali jõuad, siis sul oleks mõistlik teha 2 korda nädalas seda ülakeha, alakeha näiteks äkki siis või. Et ja sarnased liigutused, sa harjud nendega kiirem ära, need jäävad sulle paremini meelde. Mingisugused masinaid kasutada, kõiki asju ei pea vabaraskustega tegema, vigastustoht on väiksem sees. Kuidas sa ise enda vigastustega tegeled, sest kindlasti sul on olnud neid asju? Ikka tuleb jah, aga need on sellised väiksed nõksud ja krõksud. Eelmine aasta mõtlesin siis
aasta lõpus detsembris, et juba äge, et energiat on nii palju sõin torti ja et lähen proovin, pole, ma ei tea, siin 2,5 aastat rinnalt nagu surunud, et prooviks vaataks, mis mul siis sees on, eks ju. Varem rekordis on ja jõusaali mees ikka rekord ikka 190 surusin rinnalt siis kangiga ja siis see oli muidugi mingisugune 1,5 aastat varem veel ja siis on nüüd see eelmise aasta vigastus. Panin seal peale, panin 160, lükkasin, mõtlesin nagu tühi kang, panin 190 peale, võtsin juba kätele, mõtlesin, mõnus, no sellega tuleb, 3-4 kordust tuleb äkki, lasen alla, mõnus käes, kõik ei ole mingit sükest hullu pinget, tunnen, et juba, et surun ilust ära, surun üles poole peale, põmm, rinnalihas, mingi kiud läks katki ja vajus tagasi. Ja. Vajus või kukkus tagasi? Ei, no midagi läksid poolest ja selle tõttu kukkus tagasi lihtsalt. Selles mõttes, et kangi surusid üles ära ikka? Ma teda lukku ei saanud, ta läks niimoodi, et ma lasin ta alla rahulikult, et ma ei rahmeldanud, et mingi põrgatusega midagi, tahtsin ilusat surumist teha, video oli ka. Lasin alla ja põmm hakkasin lükkasin poole peale, väga kindla tempoga läks poole peale, varem olen surunud ka seda raskust juba üles, on fikseeritud ja üles lukku ei läinud ja vajus tagasi, läks katki ja siis ma mõtlesin, et ma teadsin, et ma tahan kevadel võistelda alguses üldse. Kevadel ma hakkasin juba täielikult valmistuma aasta alguses, aga kuskil, ütleme, et mul pidi aprillis pidid võistlused olema, kuskil märtsikuus jätsin pooleli. Tundsingi, et lihtsalt okei, et ma ikkagi ei ole vaimselt valmis seda lõppusid pingutama, et see on nagu reaalsus, et see on raske ala lihtsalt. Aga oli siis, et see vigastus nagu reaalselt mängis rolli? See ei mänginud seal tegelikult rolli, kui aus olla. Ma arvasin, kui see vigastus juhtus, siis ma mõtlesin, et okei, minu aprillivõistlustel on nagu kriips peal, et ma ei saa poseeridagi. Ja läbi mingi ime sain ennast 3 nädalaga kuskil täiesti korda. Muidugi ma mingit uuesti 190 peale ei pannud 3 nädala pärast, aga et sain ennast korda, sain poseerida ja siis tuli see enesekindlus nagu tagasi, hakkasin valmistuma, aga ikkagi jätsin pooleli, tundsin, et no ei ole see, ma olen varem ka pooleli jätnud, et ja kui tunned, et ei ole see, siis ei olegi see ja jätagi pooleli. Mis su kükirekord on? Kükirekord saan minna ajas 6 aastat tagasi, 2019 tegin kükki 245x1, sellest raskemat ma pole peale pannud, aga 200-ga ma tegin 2022 aasta algus või, siis ma veel viitsisin kükke teha, praegu ma ei tee eriti üldse, tegin 220-ga 8, 230-ga 5 ja 200-ga tegin 10 ja ma räägin siis ilusatest korralikest kükkidest kangiga vaba raskusega ja perse vastu maad? No perse vastu maad ei läinud, aga ta kuskile mingi poolikuid ma ka ei tee. Mul on olnud alati nii, et ma ikka kükin põhjelusti välja. See on ka siuke, et mõni ei küki põhja välja, minul on kükimiseks looduse poolt on väga asendantud, lühikesed jalad ja Jah, kükk on selline harjutus, mis ei sobi kõigile. Jah, mulle ta muidugi jubedalt meeldib, sest ta on kõige rõvedam nagu kõige haigem ja nagu ta võtab võhmale ka, et nagu mingi muu harjutus. Närvisüsteem saab siukse paugu, et jah. See on jah, just kükk on selles mõttes, et mis ta teeb naturaalselt ja suurendab sul seda testosterooni tootlikust juba kehas. Ta ja haarab vaata on ju kogu selle keha. Aga kui sa igapäevaselt, kas sa võtad mingisuguse ulmehunniku, mingi toidulisandeid ka või kui vajalikuks sa seda pead? No ütleme nii, et mingid basic asjad võib-olla siis mida võetakse on vitamiinid ja siuksed ja mineraalid asjad, et mingisugust, see ei pea, kui sa jõusalisega, see ei pea tingimata kreatiini nagu sööma on ja või sul ei ole seda valgupurki nagu kindlalt vaja. Et võtame, ma toon jälle siukse näite mõlemalt poolt vaates, et ütleme, et noor 16-aastane poiss, ta nüüd tahab jõusaali minna, ta tahab kulturistiks saada, aga ta läheb emaga. Ema ütleb talle, ma ei osta sulle seda kallis kanafileed ja ma ei saa sulle seda ka osta. Poiss sööbki siis jälle ütleme makaroni hakkliha kodus või seda, mis on ja teeb on ju, aga ta saab ostamale siis selle kilose või poole kilose valgulisandi või toidulisandi paki, eks ju. Ja kui ta nüüd käib trennis ja pingutab seal, sööb koolis, sööb kodus, siis ema teeb või isa süüa on ju, ja kui ta selle päevas selle valguseigi nüüd sinna juurde hakkab jooma, ma ütlen seda, et sellest on ikkagi rohkem kasu kui kahju. Ta saab, kui ta muidu seda valgu, ta saab sealt mingi päevapauguga omale kirja vähemalt ja süsikaid ja seal midagi veel on ju, et midagigi. Aga tuleme jälle selle juurde, et on toidu lisand. Mitte see, et sa hommikul ärkad ja siis tõmbad omale, ma ei tea, 800 milli vadaku valku ja mõtled, et kõik on korras nagu .
jah, see on see valgu ja lihasöömisküsimus, ma olen ka nagu aastate jooksul järjest rohkem sellele mõtlema hakanud, et kui ma ise näiteks, tavaliselt lihtsalt lähed kuhugi välja sööma, ütleme pizza, üks mu lemmiksöök, et tegelikult kui vähe seda, nagu mingit singipitsat või asja, kui vähe seda liha seal peal on. Juust ja rasva kompenseerivad. Väiksed tükikesed seal on ju. Ja samamoodi, ma ei tea, klassikaline makaronid hakklihaga, et tegelikult ju seda hakkliha on seal üsna vähe tavaliselt. Tahaks seda nagu seda päris osa rohkem saada, et makaroni oleks vähem kui seda liha. Et see valgu kogus ja mis inimene nagu hästi tavapärase toitumisega saab, on tegelikult üsna väike, kui ei jälgi seda. On mingisugune, ma ei tea, sul endal mingi välja mõeldud mingi reegel, et kui palju peaks inimene valku sööma vastavalt enda keha kaalumine? Spetsialistid räägivad seal, et 1,5–2 või võib-olla mingi nüüd uue muuring veel välja tulnud, ma ei tea. Ja muidugi ongi see, et see üldine toitumine loeb 1,5 grammi siis kehakaalu kohta ja 1 kilogrammi kohta. Jah, nii nad räägivad. Võib-olla veel vahepeal mingi uue muuring tulnud, et No seda kogust ei saagi nagu tegelikult täis, kui sa väga ei jälgi ja söödki nagu tavapäraseid toite. Jah. Aga Martin, mis siis järgnevad plaanid on? Mis võistluse sa järgmiseks kavatsed kinni panna? Ütleme nii, et see nüüd, kui ma ütlen ausalt välja, et ma 4 aastat olen paigal püsinud, treenis käinud, teisi juhendanud, teised on väga häid tulemusi teinud, keda ma olen juhendanud, et siis nüüd sain ise ka lõpuks selle, ütleme nii-öelda tule sädeme uuesti nagu leegi, et see Soome võit siis andis mulle nii palju juurde, et järgmine aasta tuleb seda tiitlit kaitsma minna ja mingid võistlused veel teha ja vaadata, kus see siis viib. Et ma siin vahepeal suvel ennem, kui ma seda kutset veel saanud ei olnud, siis ma mõtlesin, et Martin, et hakkad vaikselt ennast maha kandma, et mingid võistlused on nagu tehtud, on ju, et kas see siis ongi see, mida sa suudad või kuidagi siuke endasse vaatamispilk oli ja nüüd peale võistluseid, see on, et siuke emotsioon on veel sees, et selle kütte pealt sõidad ja sõidangi, et ma tean, mis mind nagu käima paneb ja mind on nüüd uuesti üle 4 aasta midagi aktiveerunud nii-öelda, et siit hakkan täiega ikkagi edasi panema. No hea kuulda igatahes ja suured õnnitlused sulle selle võidu puhul. Läheb tarvis kindlasti. Tõmbame kokku. Tõmbame kokku. Aitäh, et tulid ja rääkisid. Muidugi. Tänud sulle. Eesti Esu.